siis on nagu see kuumus nagu natuke nagu tõuseb nagu kogu aeg või see tunne on ju, et noh. Nii, aga mis meil veel on siin, millest me soovime selles saates kindlasti rääkida, sest ma kardan, et meil hakkab saade juba lõpukorrale jõudma. Ongi see asi, et ma ei viitsi, noh, ma tean, sa hakkad norima jälle, et noh, et tee mulle meiki nendeks jõulupidudeks. Noh, kogu aeg ma pean tegema meiki, siis ma endale ei jõua teha. Nüüd ma õpetan sulle, kuidas teha endale jõulupidudeks meiki. Praegu, täna? Jah. Mis mõttes? Kerged nipid, noh, mis mõttes? Mul on kõik okei, ma oskan ripsmeid värvida, ma oskan põsepuna panna, ma oskan huuli värvida. Ma ei oska seda suurepärast silma nagu teha sellist, noh, et päriselt see silm nagu kõnetaks. Hold your horses, siin on nüüd seksipalett see. Ja, ütleme, ei, seksipalett ei ole. See on Pupa Milano Loves Penny Black meigi kollektsioon, mis on täpselt jõulupidude jaoks. Et vaata juba see karp on nii kihvt, need filtrid on ju. Ja siin ongi nüüd tegelikult, noh, kui ma soovitan klientidele osta nagu mingit meigipaletti, siis ma alati ütlen, vaadake, et oleks ikkagi nagu heledaid värve ka ja tumedaid värve ka. Et siis te saate teha nii päevameiku kui õhtumeiki, et noh, et ei ole nagu seda, et sul on mingid ainult tumedad või ainult heledad, noh, siis on nagu pooliks, sa pead jälle ostma mingi karbi juurde veel. Et siin on jube hästi, on võt see värv, see läheb üle kogu lau. See, mis on natuke kas ma panen üle terve lau siis seda heleda? Ma võin sul näidata. Ära minu peal hakka näitama. Tule näitan näppudega ära. Ma ei taha, mul on meik ilus näos. Ei, noh, selles mõttes ma teen lihtsalt täiendan, noh, et päeva jooksul võib meiki täiendada ka. Nii, võt siin on nõnda see sädelev värv, võt see läheb alati kulmu alla. Nii. Nüüd see mõnus süke natuke naharoosa, see läheb piikule laule ja üle kogu lau. Ja nüüd, et saada seda varju on ju, vaat siis sa teed sellise matiga, see on süke hästi mõnus nagu taup natukene selline värv ja paned, see kulmuluule paned. Nii, nõnda. Ja nüüd on natuke süke erksam, vaata siin on süke roosakat ja lillakat ja vaat seda paned natuke ka siia kulmulu äärele. Ja nüüd nendega, vaata sa saad teha nii, et sa võtad siis kulmupinsli või laineri pinsli ja sa teedki silma ripsme äärele, vaata selle, mis noh, nagu lainer on, vaata ma tegin sulle varem selle laineri ja selle tõmbad nagu siis teedki laineri, et noh, ideaalne. Ühesõnaga täiesti kompaktne karbike. Oi, kui loos, vau. No nüüd see on läinud ka, ma tean, et ma ei saa seda tagasi. See jääb siia. Nii, järgmine. Aga veel, noh, mis ma sulle soovitaks tegelikult, et vaata, sa muidu teed alati, sul on süke natuke nagu kreem ja suulepulk on ju. Ja, aga ma ütlen sulle, proovi üks kord sellist, vaata, mis on matt punane. Mulle tundub, et nagu huul jääb kuivaks. Ei, aga samas ta püsib hästi kaua ja ütleme, nad ei ole need, mis hakkavad kiskuma nagu huult, üldse. Ja siia peale pärast paned sellest samast pupast on, palun väga, sellised läiked. Ja läike sa paned nagu ainult siis nagu huule keskele, et ma korra näitan sulle kohe. Tead, mis mulle üks kord, kui sa tegid mulle meiki, tead, mis mul selle läikega juhtus, sa lasid ise muidugi jalga. Aga mul oli niimoodi, et sa panid läike peale, siis mul oli üks saade. Sa panid veel sellise läike, mis oli nagu suurendas suul ja muidugi siis see kipitas mul. No ma oskan olla nagu rahulikuks jääda, aga jubedalt nagu punnitas on ju, kipitas. Ma ei tea, mis sinna pipart oli sisse pandud. Ja siis, kui mu saade oli läbi, ma läksin peegli ette. Ja loomulikult mu suu oli 3 korda natuke ümaram nagu kalal. Ja siis, aga ta nagu ikkagi nagu ta valgus nagu... Vaat siis liiga palju oli pandud. Sa panid juurde seda pärast või? Ei pannud, sina panid. Ma ei usu, ma arvan, sa panid ise pärast juurde, sest et no vaata, ma näitangi, et vaata nüüd selle matiga. Kuhu sa paned? No ma lihtsalt alumisele huule näitan. Nii, matiga niiviisi läheb ilusti. Sa rikud ära? Ei riku. Proovi, kuidas tunne on? Hamba peale. Jube hea värv on, vaata, siuke kärtspunane. Hästi ilus porgand, aga ma ei hakka seda praegu panema, mida kostüümi ritta. Ja nüüd vaata, noh, selle läikega jah, tegelikult on, võib-olla ma olin kiirustasin või ma ei tea, võib-olla ma kuskile minna. See on jälle suurendav või? Ei, see ei ole. Ja vaata, ta on nüüd selline, et sa panedki just teda, vaata siia
huule nagu keskele, et sa ei lähe äärtesse, vaata siis ta ei hakka nagu laiali minema. Ma arvan, ma kiiruga panin seda nagu liiga laialt, on ju, ja võt siis tuli see efekt. Ja võt nüüd, kui sa huule keskele paned, võt siis on nagu super. Tead, mis mulle nende karpide puhul tohutult meeldib? Mina teeksin, kas neid on võimalik osta selliste karpideena? Ei, noh, nad on ikka eraldi, see on nagu pressikitt. Seda antakse ainult meist mina tahaksin saada sellist karpi jõulukingitus. No sa peaks kirjutama. Ei, no aga mina arvan, et teised naised tahavad ka. Vaat. Noh, paned roosa lipsu või punase lipsu ümber, et viid sellise kingituse. Keegi ei tea, meesterahvad ei oska naistele mitte midagi kinkida. Palun väga, kõik kuule, näita kaamera poole, vaata, kõik värvid. Ei, tegelikult läheks kõiki väre vaja, sest vaata sügisel siuksed veinikamad, tumedamad, vahel tahad fuksjad nagu kärtsukad panna, siis natuke naturaalsemad, et tegelikult kõik kuluvad ära. Just. Lipsik ümber ja selline kingitus. Ja sama selle pupaga, kas see on present box nüüd või ei ole? Ja see on ka ikkagi selle kollektsiooni nagu selle pressikitt, sest halloo, ma olen nagu tuntud meikar, on ju, et mulle nagu saadetakse. No aga miks siis? Ja siis ma testing ja need mulle meeldivad, et ma hakkan endale. Aga mõtle, kui tore oleks saada selline terve karbi täis asja. Miks ma ei taha seda ühte puudrit saada jõulukingiks? See on hästi ilustus särapuuder. Paned just nagu siia seda nende highlight kohtade peal. No kõik, ülejäänud. Mul on kõiki neid vaja. No nii. Jah, aga mis me peame rääkima? Me peame rääkima veel nahahooldusest. Mis mõttes? Sest et enne, kui sa teed endal ilusa meigi, sa pead nahka hooldama. Aga see on ju otse loomulik. See on selline nipp, mida ma alati nagu, kõik nagu unustavad ära, et see, et meik püsiks, sul on vaja tegelikult, et see oleks nagu siilitud. No kreemi all, ja. Kreemid, kus juures on väga head meil Eisenbergi omad, ja. Seal on üks modelleeriv, see on toonik muideks. Tead, milleks üldse toonikut vaja on või? Tean. Noh. Mina puhastan ja siis enne kui kreemi panen, siis panen toonikut veel eraldi nagu näo peale. Õige, jumal saab. Lolli. Jaa, no täpselt, sest toonik ikkagi selle naha, vaata pH tasakaalustab, et alati ma nagu seda kordan inimestele üle, et nad nagu jätavad selle etapi vahele, aga tegelikult see on nii vajalik, on ju. Ja nüüd, mis oleks vaja teha, ka ikkagi kord nädalas maski. Ja Eisenbergil, see on selline, ma olen teinud nendega tegelikult hästi pikalt koostööd, ma olen isegi töötanud välja nendega koos ühe meigikollektsiooniga ja isegi pildistanud seda Tallinnas väga ägeda fotograafiga koos. Ja ma tean nende tooteid nagu läbi ja lõhki ja see modelleeriv mask, see on selline, et näiteks kui sa teed ühele poole ainult seda, siis sa näedki, et sul nagu nägu on ühelt poolt tõstetud, teiselt poolt on ikka suke väsinud. Et see nagu täiega tõstab seda näo ovaali. Ja siis sa paned silmakreemi, siis sa paned näokreemi. Et vaata, need järjekorrad peavad nagu kõik olema tehtud, on ju. Maske nii. Nii, no aga väga hea, see on loogiline, paljud teavad seda, et sa hoolitsed oma naha eest. Ma ei kanna iga päev ju meiki, loomulikult siis ma kasutan kreeme ja muid tõhusaid vahendeid, et nagu see püsiks